Tervist, minu nimi on Meelis Keldremaa ja me räägime järgmisena siis juhatusmärkidest. Siin on üks näide siis juhatusmärgist, nimelt sõiduskeem siis. Nii nagu ka parempoolsel joonisel meil tegelikult keelatakse vasakpööre, ehk siis me peame siis ümber sõitma ja siis antud see skeem siis näitab ka, et kuidas me siis vasakule siis saaksime. Siin on järgmised juhatusmärgid. Need on tavaliselt siis enne mahapöördeid, ehk siis enne siis ristmikke, tavaliselt sellised eelviidad, mis siis näitavad juba varakult, milline tee siis kuhu suundub, et sa saad varakult juba oma plaani siis paika panna. Ja liikluses näevad siis välja need juhatusmärgid sellised. Antud juhul siis näidatakse siin, et tegemist on ringiga, ringteega ja kust siis esimene tee väljub Saku Jälgimäe keskuse suunas, teine tee Jälgimäele, kolmas Harku laagri ja neljas siis Tallinna poole. Siin on veel siis eelviitasid juhatusmärkide näol, mis siis näitavad erinevaid asulaid. Ja siin on ka suunaviidad, mis siis näitavad konkreetse siis ametiasutuse koha asula siis kohta. Ja siin on siis eraldi veel ka näiteks kohanime tähised 641, eravaldus siin 643 näiteks talu näol, tee nimi 644 ja kaugusviit siis 645 ja 646 on siis liikluskorraldus. Sellist märki me näeme tavaliselt piiril ehk siis riiki sisenedes. Näidatakse sulle siis informatsiooni selle kohta, et milline see liikluskorraldus siin riigis siis on. Antud juhul siis Eesti piiril me näeme sellist märki, et asulas meil on kiiruse piir 50 ja asulast väljaspool siis 90. Ja 24 tundi peavad meil siis autol põlema tuled. Siin siis skeem tänavast. Meil on nüüd siin kiirus piiratud 30 kilomeetriga tunnis. Paremal pool on meil parkla, vasakul pool on meil õueala. Seega tekib küsimus, et millal meil see kiirus siis nüüd lõpeb. See parkla, mis paremal pool, ei lõpeta meil seda kiiruse piirangut ära. Samamoodi ei lõpeta vasakul pool meil õueala seda kiiruse piirangut ära. Aga see kiiruse piirang lõpeb meil ees oleva ristmikuga ja ehk siis tänav, millele viitab ka siis Kadaka tee silt. Ehk siis see lõpetab meil selle madalama kiiruse piirangu ära ja peale seda ristmikku on meil uueks kiiruse piiriks siis 50 kilomeetrit tunnis, nii nagu asulas see on. Siin siis nüüd pilt ka maanteelt, kus siis näidatakse ära meile siis, kui palju meil siis veel kilomeetrid on ühe või teise asulani. Järgmised siis juhatusmärgid näitavad meile siin kilomeetritähist, näiteks 651 ja 652 kuni 655 on siis tee numbrid. Siin siis jälle siis juhatusmärk, mis osutab siis eespool asetsevale liiklusskeemile, mis näitab, et paremale poole maha keerates sellelt teelt siis saame me minna Paldiski Keila-Saue suunal, otse Pärnu-Haapsalu ja tehes siis parempöörde ja suundudes viaduktile saame me siis Tartu ja Narva poole minna. Järgmised juhatusmärgid näitavad meile siis veoauto sõidusuunda. 661 siin ja 662 siis ohtliku aine veo siis tee. Ehk siis, ja siin on ka siis nendel veoautode sõidusuunamärkidel on ka siin tonnaaži piirang siis. Siin on bussi sõidusuund, erinevad märgid siis erinevate suundadega. Ja siin on avaliku ürituse siis juhatusmärgid, et need siis näitavad, kuhu poole siis suunduma peab. On see laat või laulupidu või ralli või motokross, erinevad üritused. Need on ümbersõidusuunad siis
Tavaliselt kasutatakse siis selliseid märke teetööde käigus, kui on vaja liiklust siis ümber suunata. Ja siis kasutatakse ka erinevaid ümbersõiduskeeme. Liikluses siis tänavapildis võiksid välja näha või peaksid siis välja nägema nad sellised. Siit siis on liiklus ka ümber suunatud. Samamoodi siit, et otsesuund teelõik pannakse kinni ja sõidukid suunatakse siis kõrval radadele. Siin siis teistpidine lahendus. Siin on siis juhatusmärk, mis näitab meile, et reguleerija on teel ja ümberkäigu siis suunad. Need juhatusmärgid siis näitavad meile kurvi suundasid, märgid 681 kuni 682 ja 684 siis juhatab meile siis hoiatustara kätte. Nii, siin juhatusmärkidel on siis näidatud ära hargnemiskoht 685 ja 686 on ohtlik koht või teeäär. Siin on nüüd erinevad värvid ka hargnemiskohtadel, on nii sinine kui ka punane. Ehk siis sinine on selline laugema pöördega ja punane on siis selline ohtlikuma pöördega. Ehk siis punane viitab ka sellele, et tuleb jälgida kiirust, et ei saa väga kiirelt seda pööret või seda kurvi nüüd seal nagu välja võtta. Nii, siin siis ohtlik koht või teeäär näeb siis välja tänavapildis selline. Siin on ta lahendatud siis ajutiste märkidena teetöö puhul siis. Nii, need on siis, näitavad meile siis künnis asukohta. Märgid 688, 688 A ja B siis. Tänavapildis siis on ta siin joonisel näidatud selliselt. Selline teest kõrgem koht. Et jällegi mõistlik on sellises kohas kiirust vähendada. Nii, ja siin on siis märgi posti tähis, märk 687, ehk siis näidatakse ära see posti nagu asukoht, eks tehakse natukene nähtavamaks sõidukijuhtidele. Ja üleval on siis sõidusuundade, kohustusliku sõidusuundade siis märk. Need olid siis juhatusmärgid. Mina tänan, kohtume järgmisel loengul.